Tervis, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus, lugupidamine ja armastus. Täna mõtlesin, et alustan ühe videoga nende lövidega. Teate ju, et nemad on perehullud lapsed. Üks hull, see liitus perega hiljem. Temastki sai hull. Ta meenutab neid. See kari on hull. See on veel hullem hull. Ka minu kõrval olev on hull. Ainult üks on arukas. Olgu, noored, rahu. Üks arukas tüdruk tuli lauda. Noora, tule siia. Aitab nüüd. Ole rahulik, Tead, mis need teevad? Nad panevad mehe grillile, teevad šašlõkki ja söövad ära. Kuule, need söövad inimese ära ja pühivad suu tema sokiga. Nii hullud ongi. Tead, need siin, need on täiesti hullud. Sõbrad, mis on meie tänane teema? Näe! Kallim, minu ilusatele tütardele. Vaata mind, mu kallis. Kallim, minu tütar on minu toas. Hei! Kuulge, ärge hulluks minge, tulge siia. Olgu noored. Rahunege maha. Lähme natuke eemale. Nüüd on mul teile halb uudis. Te teate, et olen haige. Mu parem kõrv enam ei kuule. Mu paremas kõrvas pole enam kuulmist. Selliseks haigeks jäin. See oli ju paremal pool. Kõige parem asi selle juures, et mu parem kõrv ei kuule, on see, et see karjumise hääl jõuab minuni nüüd vähem. Ma ei tea, kuidas teile tundub, aga selles mõttes jõuab see natuke vähem kohale. Selle üle olen ma õnnelik. Mu pea ei lähe enam šokist paista. Natuke olen ikka veel šoki paistes. 2 päevaga läksin väga paiste. Mul oli väga halb, sõbrad. Mida me täna teeme? Mis on meie teema? Teate ju, ma pole juba tükk aega eeposeid esile tõstnud. Viimati nad jäid haigeks. Täna näitan teile eeposti viimast olukorda. Ma pole neid juba tükk aega aeda lasknud. Nad on tõesti suureks kasvanud, mashallah. Nad olid sünnitusruumis, nüüd teeme nad ettepuuridesse. Kohe näitan teile. On väga suur vahe. Täna näeme neid esiplaanil, aga Argentiina, oma tõeline laps, on kohale jõudnud. Vaata. Lõvikutsikas, mashallah mu pojale. Suursugus. Hoiak. Vägevus. Sinu vägevusest piisab, mees. Kuidas sa küll selline mees oled? Oota, ma võtan Tysoni ja ässitan teda natuke. Kas ma peaksin Tyson Baba üles ässitama? Tule siia kitsede juurde, tule tänavale. Vaata nüüd seda kitsevaenulikkust. Teised on eeslivastased. See on ka kitsevaenlane. Mine Tyson. Tule Tyson. Vaatame, ta pole juba tükk aega kitsedega koos olnud. Oota, Zeynep, ei. Mida ta kitsedele teeb? Mul on teile ka üks palve. Ärge öelge mulle ära. Tehke üks heategu. Ärge olge laisad. Kas ma palun teid liiga palju? Pange sellele videole üks like. Pange üks like, laigi panemine. Laiki panna, kommentaari jätta. See ei maksa ju raha, sõbrad. Olge toeks. Pange ka üks ilus kommentaar. Mõni emotikon, täht või midagi. Ootan teie toetust. Vaadake seda nüüd. Seda, tead küll, Kakaan. Panen selle autosse. Viin selle metsa, vaata. Me räägime alati hundist. Ütleme karu, eks. Unusta, hunt ja karu, lõvi tulgu, tiiger tulgu. Ta ei teeks sellest väljagi, tead. See uputab isegi selle jõehobu, see kägistaks sind alati, vend. Poeg, kui siin on mingi jõehobu, siis see oled sina, mina ei ole. Jah, sina oledki see veekilpkon. Vaata, räägi viisaka, muidu saad kohe peksa. Tule, Tyson, isa, kas sa igatsesid oma kallikest? Tyson. Minu Tyson, kitsede vaenane Tyson. Ta lööb Tysonile sarvega. Kuule, kas sa näed kallikest? See on Tysoni sarv, raisk. Tubli kallike. Mis juhtus, Rakie? Rakie määris end jälle igalt poolt mudaseks. Mis nüüd siis saab? Kökan, mu vend. Hommikul korjas kitsedele rohtu. Andis neile head rohtu süüa. Ütles, kui me niikuinii rohtu ei niida, teeme neile koju kätte rohu kohale toimetamise. Tassis rohud siia kokku. Kitsed pidasid pidu. Tyson, isa, tule siia. Tule, Tyson. Togod on tavaliselt jahikoerad. Võib-olla paljud ei tea seda, noh. Need ongi jahikoerad. Need on Argentiinas. Vaata Ponchugat, noh. Ta lööb tõesti sarvega. Argentiinas ja Ladina-Ameerika riikides kasutatakse neid selleks, et kaitsta metsloomade, näiteks metssigade ja puumade eest. Kui sa vaatad, siis need on väga tugevad, atleetlikud ja väledad koerad. Aga meie Tyson on ülimuslik ja hästi kasvatatud koer. Oota, kelle peale ta vihastas? Ma just ütlesin, et hakkas urisema, näed sa. Sellepärast ta ei ütle kellelegi midagi.
Tysoni saba ongi nagu piits, vaata. Tal on meetrine saba mehel. Tyson sai Ponkuk käest korralikult võtta, poiss. Aloha, sa näed, köök on Bonjuki. Kuidas ta oma hammastega ennast kaitseb? Kuule, Bonjuk, sa oled ikka kõva mees, poiss. On Teena, sa oled tõeline mees. Kui nad sulle kuju teeksid, ei jätkuks betoonist, poiss. Tule nüüd toome Tysoni välja. Tyson, vaata, ma teen niimoodi. Lasen huule niimoodi alla. Siis hakkab kitsevaen algama. Tyson, mis sa räägid, ah? Mis sa räägid, ah? Ah? Mis sa räägid, ah? Minu lõvi tõesti. Ma jumaldan seda lõvi, mashallah. Vaata seda väärikust. Kuule, kõik imestavad, kes näevad, nad ütlevad, mis togo see on. Tule siia, poiss. Tule välja, las kõik näevad su väärikust. Tule. Kas sa tuleksid välja? Vaata siia. Pane oma esikäpad siia. Minu modellist, poiss. Vau. Tee eestpoolt kiiresti pilti. Tee kiiresti, las see väärikus paistab. Oh jumal, ma ohverdan su eest. Nagu kuju, ausalt. Ausalt, see on nagu kuju. Nüüd viime Teissõmbaba välja. Kõht läks ka tühjaks, kurat, marlat ka ei lase välja. Laseks marla korra välja. Kas marla jooksuaeg pole veel läbi? Vaatame korra. Teeme üldise kontrolli. Mine edasi, tüdruk. Nüüd, Tyson isa, oled vaba poeg. Jookse nüüd, jookse. Tubli mu lõvi. Heatu. Kuule, mu tütar. Neile tead, neile. Ta on minust sarmunud, tead küll. Ei ole või? Mis sa arvad, kas see koer on isane või emane? Emane, vänd, on see emane? Miks? Emased koerad on ustavamad. Isased ei kuula sõna. Ei kuula, ustav. Vaata, kas sa näed, kuidas ta mind omaks võtnud on? Tubli minu talleke. Nüüd ajas ka karvaturri, kellele sa nüüd kallale lähed. Ulakas, tule, laseme selle kuninganna lahti. Marla, tule, Marla, tule. Marla, tule. Nüüd, kui me ta lahti laseme, saame aru. Marla, tule. Kuule, kas ilma Marlat vaatamata saab või? Zeino! Ei, ära tee seda. Ta üritas korraks Marla otsa ronida. Ole ettevaatlik, ta on meie kuninganna. Kelle tütar see Sindi on, Kökan? Sina ära ütle, vaatame, kes ära arvab. Näita seda Sindit. See kollane, tead küll, see Sindi, mis on nagu kuldne. Kelle tütar ta on? Vaatame, kes ära arvab. Kommentaarides olen väga uudisimulik. Vaatame, kes ära arvab, kirjuta ju kommentaaridesse, sõbrad. Tõesti, need, kes meid juba ammu vaatavad, teavad, sõbrad, tõesti, filmi neid lõvisid, Kökan. Filmi neid, mine neile lähemale. Las rahvas näeb, mis on väärikus. Jumala eest vaata seda meest, kui pikk ta on. Jumala eest vaata, mashallah, poiss, tõesti. Minu lõvid, vaadake nende karismat. Minu lõvid, vasakul Hades, paremal Sofia. Mashallah, minu lõvid, tõesti. Need siin, need on korraliku kasvuga. Sõbrad, te teate, et minu lõvid olid haiged. Sõbrad, kahjuks kaotasime Haiduti. Praegu elab meie Hera, tänu Jumalale, aga tema jäi natuke väiksemaks ja nõrgemaks. Ta põdes haiguse raskelt läbi. Praegu on ta sünnitamas. Meie Sofia pole veel täielikult paranenud. Tema silmadest tuleb ikka veel vett. Praegu on neist kõige paremas seisus Testan. Seetõttu lasen praegu ainult Testani välja. Ainult Testani silmadesse vaadates näen ma Kökan, tema tuleviku väga helgena. Kas pole nii? Vennas, see on väga pöörane. Midagi väga hullumeelset hakkab juhtuma. Kuidas seda nimetatakse? Sa oled jälle midagi pöörast teinud. Sa oled ka tema isa hullumeelse teinud. Tema isa on hullumeelne. Tema ema on hullumeelne. Testan, tule mu tütreke, oota korraks. Testan, isa, vaata seda. See läks sinnamaani. Mis lahti, poeg? Vaata, üks pervert tuleb ka veel siia. Testan, isa. Tule siia, tule. Vaata Testanit, kui suureks ta on kasvanud. Alles 4,5–5 kuud vanad. Oleksin valmis Jumala nimel ohverdama, tõesti. Varsti hakkame Testanit ka treenima, sõbrad. Valmistame tema tuleviku nagu rakett ette. Ta saab olema nagu rakett, tõeline rakett. Mashallah, mi poas. Kas sa näed? Tule siia, las ma kallistan sind, tule. Tule, Testan. Testan, paša. Kui teda korra kallistad, siis näete, sõbrad, milline ta päriselt on. Kui me Testani muidugi kätte saame. Testan, tule. Testan, tule. Tule, poiss, tule. Ta unustas meid beebi pärast ära. Ma ei usu, et ta neid ära tüütas. Sest nad on haiged. Sellepärast ta just alles tuli välja, eks.
las ta harjub uue piirkonnaga, kohaneb ja saab tuttavaks. Loodetavasti Seina ei ründa teda. Mulle tundus, et Seina jälgib teda natuke, nagu tahaks rünnata. Loodetavasti ta ei tee sellist viga. Kas ma ütlen sulle midagi? Paneme Seina kinni. Seina, tule siia! Kus mu Seina on? Tule siia, tüdruk! Destan Paša, paneme Seina kinni. Vaata, Desta hakkas köhima. Ei. Kas ta neelas midagi alla või? Ilmselt ta neelas midagi alla, sest puuris ei olnud mingit köhimist ega midagi, sõbrad. Seina, las ma võtan su tüdruk. Me juba lasime Marla lahti. Marla ei läinud ju tagasi puuri, eks? Ahaa, ta leidis leiva üles. Kes selle leiva sinna peitis, Destan leidis leiva ja läheb sellega. Destan, tule siia. Destan, tule siia. Tule, poiss. Tule siia. Tule siia, las ma kallistan sind. Kerrammi! Lakas. Mees põgeneb meie eest. Ära mine sinna, ma võtan ta sülle. Ära tule siia, kullake. Tule siia, tule vaata. Hopla. Vaata sinna. Mašallah, Destan, sõbrad. See on nii suureks kasvanud. Jumal hoidku meie last kurjade pilkude eest. Ärge teiegi jätke Mašallah ütlemata. Tema areng on praegu täpselt selline, nagu näete. Mašallah, 10-10. Tõesti, 10-10. Raad 25 kilo võrra. On rahulik, Mašallah, mu pojale. Ta on alles 4,5 kuune. Vaata, ta on peaaegu sama suur kui Noora. Destan, issi. Näita oma kaela, näita, las ma vaatan. Toome ka Hektori issi sinna välja. Tugu ka Hektor. Vaata Aleksi. Destan, ära mina Aleksi juurde. See hull võib talle kallale minna. Temast ei tea kunagi, mida oodata. Meie Aleksil on natuke segane pea. Hektor, tähendab, Karnos. Huvitav, kas Hektorit lastakse välja? Kallo şimdi kıskaçtan ölecek Hektor çıkarttık diye. Hektor papa. Mis? Kuhu sa viid? Ta ütleb, et viin turule, kohvikusse või midagi sellist. Istume, käime kaubanduskeskuses ringi. Mul on selline plaan. Hektor papa tahtis minna kaubanduskeskusesse. See kett ei sobinud sellele. Nüüd tule siia, minu lõvi. Destan, vaata oma Hektor venda. Vaatame teie kraesid. Vanaisa läheb hulluks, Kökhan. Vanaisa, tead küll vanaisa. Nüüd hakkas ta rünnakule minema. Vaata, Karnost, vaata. Karnos, ära ka tetse poeg. Tule, Destan. Tule, Paša. Kuule, Hektor Baba on ikka väga eriline laps tõesti, mašallah. Vaata seda karismat, täpselt nagu jaaguar, tõeline jaaguar. Ausalt, kui ma teda metsa viiksin ja kaugelt näeksin, ei tunneks äragi. Ma mõtleksin, kas metsa tuli jaaguar või tuli puuma. Mašallah, minu lõvile. Vaata, Noraila on tema kõrval. Ma juba paaritasin need Norailaga. Vaatame, millised pojad tulevad. Ma olen väga uudishimulik, sõbrad. Nad kaks on kõrvuti lihtsalt suurepärased vend. Vaata siia. Jumal küll. Need on karisma enda lapsed tõesti. Kas Destan ei tulegi? Ta tuleb. Vaata seda Destanit, ta on ikka tõeline hull pea. Mašallah, mu poeg. Rahune maa, Hektor. Ole rahulik poeg, ära tõmba liiga palju. Tule. Tule siia. Jälva. Üks hetk. Tule. Hektorle hakati püüama. Tule. Hektor isa ütleb kohe, et see on tema piirkond. Ta lööb maad ja kraabib rohtu, sõbrad. Nii võtabki ta kohe selle piirkonna omaks. Võta Taissin üles. Taissin käib ka Marla kannul ringi. Võib-olla pole ta veel Marla tütart mööda läinud, eks? Taissin, ära isegi mõtle Marlaga paaritumisele. Me ei taha sinuga ka veel jamada, poiss. Ausõna. Kui Taissin poleks olnud viljatu. Kui ta poleks olnud viljatu, kujuta ette, Taissin. Tedele või? Vaata maha, kiirusevaenlane. Mineviku vorm, külgvaade, ta vaatab selle alt. Ütles, et ole korralik, ole tark. Tule siia, Hektor. Tule. Ei, rahunegi maha.
Miks Hektor niimoodi käis, sõber? Oota, las ma vaatan, poiss. Istume korraks maha. Tule, Hektor! Oota korraks, Turhan, oota. Ära ole kade, oota. Nüüd, see ongi isaste koerte suurim raskus. Kui sa nad välja viid, siis nad pissivad igal sammul, nuusutavad igat kohta. Said aru? Isastel koertel ongi selline mure. Emaseid ma armastan. Tuli istus mulle sülle nagu beebi. Minu ilus tüdruk. Kas sa armastad issit väga? Kas Tede tuleb? Tede ei tule. Vanaisa ei, ta ründab Testanat. Testan, ära mine sinna. Testan, ära mine sinna. Oh, ei. Testan ei tea praegu ka, mida teha. Tede võid talle kallale minna. Tede juba eile, sõbrad, nad vaidlesid. Väikese tüli pärast. Ta vigastas end ise. Isased koerad muutuvad jooksuajal väga ohtlikuks. Kõik konkureerivad omavahel. Tohutu jama, vend. Vaata, maashallah, oled ikka tõeline lõvi. Anatoolia lõvi, Anatoolia. Kas läheme siit kaudu edasi? Tule siia. Ei tõde. Oho, Taissun hakkas ka viltu vaatama. Headu. Ärge kakelge oodake. Olgu poeg, rahunege maha. Kas võtame Hektori välja? Poeg, kes need papid laiali ajas? Kas see on alatöö? Ma korjasin need papid kokku. Põletame need ära ka Khan. Hektor, poeg, nüüd ma lasen su lahti. Kas sai aru? Jookse korralikult ja lase energia välja. Hakka ka minema. Mul lõvi. Loodan, et Taisun baba nüüd äkki välja ei ilmu. Hektor baba, olei! Hektor baba, olei! Näed, tal on kõht valus, kas sa näed? Ka koerad tahavad vahel rohtu näksida, sõbrad. Nõu kitsed ja lambadki. Nad armastavad rohtu süüa. Kui me vaid saaksime nad Carlossega sõbraks, viiksin mõlemad turule ka. Siis näevad inimesed turul. Lõvi. Lõvi. Mashallah mu pojale. Tule siia, iludus. Tule siia, iludus, tule siia. Iludus. Seal vastas rohu taga. Ilusad sõbrad lähevad hiiri jahtima. Natuke hiiri jahtima, talle meeldib jahtida. Ta läheb sinna, püüab hiiri, teeb sellist hullumeelset häält. Lähme meie sisse, Hektor võib siin olla. Hektor, ma lähen nüüd. Hektor on kurb vend, vaata, ta sööb rohtu. Tal pole tuju. Kas ta hüppab auto ette või? Kas ta hüppab auto ette? Olgu, tule, lähme sisse. Me oleme juba siin. Kogu meeskond on ukse ees kogunenud. Nemad tahavad ka välja minna. Kas me lähme jalutama teisin? Mis Testan endaga kaasa viib? Ulakas Testan. Vaadake nüüd Tedet. Seekord pole Tede Marla tüdrukule midagi edasi andnud, sõbrad. Vaatab kord Jegi, kord Marla poole. Olge ettevaatlikud. Ma ei taha sellist paaritumist näha. Kürgi pole selleks valmis. Keegi meist pole selleks valmis, poeg. Tede on täpselt nagu mingi saatan, eks? Vaata tema pilku. Seekord ründab ta jälle Tysonit. Tede, ole mõistlik. Sõbran, ma kavatsin Jegi ära steriliseerida. Kellega kašik paaritus? Jegiga. Ja siis olid need külaliskoerad ka. Oota, auto tuleb. Oota, üks hetk. Kus on Hektor Gökar? Kellega veel ta paaritus, poiss? Ja siis olid veel koerad, nad saavad niikuinii kastreeritud, vend. Need on eraldi. Ma ei küsi seda, kes läks, vaid seda, kes meie aias on. Kuule, Hektor, isa sind oleks justkui ka karjamaale sööma viinud, poiss. Tõesti, kitsed söövad rohtu nagu koerad. Tule, Hektor. Hektor, tule! Ära jookse, ära tule! Tule, mees! Loh, nüüd mine oma teed. Head tööd sulle. Head tööd, Taifun vend. Tule, me läheme sinna platsi poole. Ta tuleb niikuinii meile järele. Platsi juurde. Kas sa oled liiga laisk, et kõndida? Ma olen laisk. Ära ole laisk, tule. Muidu kuidas need kilod kaovad? Jookse, lõvi! Jookse! Kui ilusasti see seal rohu sees seisab, tule vaata. Hektori hommikune trenn. Meie trenn lõpeb siin, aitab küll. Astusime 2 sammu, aitab küll. Liiga palju trenni pole vaja. Kedagi pole, eks? Et inimesed ei kardaks. Hektor, näita neid kannibale.
Tyson, kas teie ka tulete, Tyson? Ah? Ulakas Tyson, Raki läks seal jälle hulluks. Oo, maras Tyson võtab selle, jah? Oota. Hektor, tule korraks siia, poeg. Võtame Hektori siia. Kõne tuleb sisse, vend. Ärme lähe ketaste juurde. Kuule, mida rohkem me läheme, seda rohkem hakkab Aala ka teisele poole eemalduma. Olgu, tule aeda, tule. Lähme siis. Ausalt öeldes, ma ei taha Hektoriga kõrvuti olla. Ei poeg, ei poeg, ei poeg. Oodake nüüd. Hektor võib Tysonile kallale minna. Ta ei salli Tysonit ka. No tõesti, täna pole ta kellelegi midagi öelnud. Aga seekord alustas Tyson. Tyson, kui hästi te läbi saate, poeg? Ära aja asju segamini, ma viin teid mõlemad metsa, vaata. Olgu, Tyson, ei, Tyson, ma viin teid mõlemad metsa. Tyson on põrgus. Olgu, poeg, kaklust ei ole. Ei. Oho. Ei. Apollo ajab hulluks, vaata. Ei, aitab küll. Rahu, ole rahulik. Oota üks hetk. Hektor läks hulluks, sõbrad. Apollo, ma ütlesin ei, Apollo. Oota. Apollo läks hulluks. Oota, ma vaatan, mine kiiresti siit läbi. Et ta Apollot ei näeks. Olgu, tütrege, oota korraks, ajad mu pikali. Astu eest ära. Tule. Destan, sa jooksed väga hästi, mees. Sa jooksed väga hästi, mu poiss. Eman. Mis juhtus siis? Oota, Hektor oleks peaaegu Tysonile kallale läinud ja ma ei vaadanud sel hetkel isegi. Hea, et ta kinni ei haaranud ausalt. Oota, las ma viin ta veel kord ära. Aga Tyson kehtestab ka praegu oma autoriteeti. Mõlemad lähevad kohe liidri koha pärast vastasseisu. Tänu jumalale, et ta külge ei hakanud ausalt. Teie arvates, kas Hektor on tugevam või Tyson? Mina ütlen Tyson. Ootan teie kommentaare. Mis te arvate, kas Hektor on tugevam või Tyson, sõbrad? Vaatame, kes rohkem arvab. Muidugi me ei saa sellest aru. Minu arvates on see Tyson. Tohod on veidi osavamad ja liikuvamad koerad, nad on väga kiired. Cane Corso on selle kõrval natuke aeglasem. Ja minu teada, kui ma õigesti mäletan, kas on nii, Aras? Ma tean, et togode lõualuu surve on isegi suurem. Muidugi, see on seotud kogemusega. Mine nüüd edasi, Pasha. Kas ta on piisavalt ringi käinud, poiss? Kas me viisime täna oma poisi korralikult rohule? Minu lõvi, vaata, millise puuri Kökan tegi. Puur jääb kitsaks. Kuhu Destan läks? Marla, kas paneme sind veel kord puuri, tüdruk? Mul on tunne, et sina paaritud ka salaja. On ju, Marla? Tule siia, Marla. Tule, Marla. Võtame selle koha. Marla, tule. Marla, tule. Marla, mine läbi. Mine. Tark tüdruk. Tule minu juurde. Paaritame su dedega. Dede käitumine on ettearvamatu. Ole veel paar päeva kinni. Tule siia. Destan ei suuda meid üldse hammustada, vend. Destan tahab joosta ja mängida. Mängigu minu lõvi. Hakkame teda ka aeglaselt treenima. Mis see on? No tapsid selle hiire ära. Destan viis hiire jälle ära. Oota. See nurjus sõi juba varem hiire ära. Oota. Kökan, see on hiir, poeg. Mida sa siin teed, Kökan? Kökan, mida sa siin teed? See oli siis kompliment Kökanile. Tule siia, ära ütle enam midagi. Viskame selle ära, mul läks süda pahaks. Sest inimene armastab, sul on rohkem kogemusi. Sa oled seda varem söönud, järelikult sulle meeldib see. Sellepärast sa soovitadki seda mulle, on ju nii? Jälle sulle meeldis. Viskame selle siit minema. Jumal teab, kes selle hiire kinni püüdis. Mul läks süda pahaks tõesti. Kökan, las ma püün selle käe su peale ära, siis kallistan sind. Ta ei suuda isegi püsti seista, kui ta joob. Kukub kohe ümber. Mida ma teen, kas mul on silmad kuklas või? Kui ta joob, kukub kohe ümber. Poiss, ma olen need puurid lõhki löönud. Paaritid. Tule siia, Destan. Vaatame, võtame taga sisse. Destan. Tule, Destan. Tule, Destan. Destan. Kanade vaenlane, Destan. Huvitav, kas ta jätkab jälle kalad ründamist?
või ta peatub. Kas ta tõesti teeb seda? Kui sa natuke tahapoole astud. Nüüd need uued loomad, kelle me tõime, talunikud ei saa ka põgeneda ja nüüd on nad ka suureks kasvanud. See on nagu kaaluga mängimine, vaata seda suud. Seekord tapab ta ilma häält tegemata, vannun ausalt. Kas ma peaksin Destaniga riskima või mitte, poeg? Ei, kena mees! Aga ta sai ikka päris kenaks, jah? No vaata seda nägu ja kehaehitust, mašallah, täiuslik, sõbrad. Nojah, ma ei lase teda sinna. Ma ei taha praegu seda riski võtta. Ma ütlesin, et kui ma kõvemini räägin, siis ta ikka ei kuula mind. Ta ei kuula meid. Ärme üldse seda riski võta, sõbrad. Täna mõtlesin teile näidata Destan Baba viimast olukorda. Kui ta teine vend natuke rohkem kosub, siis näitan teda teile. Ta on praegu veel ravil sees, sõbrad. Tema jäi nende kõrval natuke väiksemaks, aga teised paranevad tänu Jumalale tasapisi. Destan on praegu juba hästi, tänu Jumalale, tal pole mingit probleemi. Teise õe silmad ikka veel aeg-ajalt rähmavad. Loodetavasti saab ta ka varsti terveks. Teeme omalt poolt kõik, mis võimalik. Ma armastan. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanali tellida. Hoolitsege enda eest hästi. Nägemist! Olge terved, mu sõbrad!